Tervitused! Kuna siin paar päeva tagasi viimases Vox Populi saates sai välja hõigatud, et mind on palutud Paide rallile tegema live-ülekannet ehk otse-eetrit siis koos amatööriga. Ja iseenesest tundub ju lihtne üritus. Süsteem on ju mul olemas, kuidas heli 100-200 meetrit edastada, ei ole mingi küsimus. Küsimus tekkis sellest, kuidas edastada heli ja pilt arvutisse 100-200 meetrit. Mul ei ole ju sellist suurt õla peal kantavat videokaamerat, vaid pidingi asjad kokku laduma siis olemasolevatest asjadest, võib-olla nipet-näpet üht-teist juurde vaatama. Nii et liigume siis laua juurde ja vaatama, mis asja ma kokku ehitasin. Tuletan teile meelde, tegemist on hetkel veel prototüübiga, kuigi töötavaga. Sai siis ehitatud selline masin. Ma tõstan natukene sinna asju ringi. Juhtmed on veidi siit tagant jooksevad, mis jooksevad lõppkokkuvõttes siia akupanka ja läheb see seljakoti sisse. Alustame siit eest DJI Action 5 kaamera, mis on siis ühendatud sellisele raamile. Siia on ühendatud selline väike haab, kus siis on USB-A ehk USB siis 3.1 HDMI väljund ja USB-C toide, mis on omakorda ühendatud siis kaameraga siia USB-C auku. Liigume siit edasi. Siin on mikrofoni vastuvõtja Rode Go3, mis siis jookseb kaabliga siia haabi ja annab siis pildile heli ka juurde. Pilt koos heliga jookseb HDMI-st välja sellisesse masinasse, nagu selleks on DJI SDR Video Transmission System. See siis annab edasi pildi koos heliga. Valgustus on siia peale pandud juhuks, kui peaks olema vaja. Ja üks vana iPhone 11, mis siis siit küll ta saab toidet otse siit DJI süsteemist, aga ta tuleb Wi-Figa ühendada siia masina külge ja siis ta on eraldi ekraanina. Ehk sa näed siit seda sama pilti, mis väljastab kaamera. Loomulikult on siis selline mikrofonisüsteem, kus siis on mikrofon ise, ta käib siia külge, väike svam ka peale ja sellega siis Kalle jookseb rallimehe juurest rallimehe juurde ja võtab siis intervjuusid. Ja arvuti juurde tuleb siis selline vastuvõtja, kus siis on HDMI läheb välja ja liigub edasi arvutisse, mille vastu võtab siis Elgato Camlink ja sellega tuleb siis edasi pilt ja heli. Sai teha ka väike katsetus. 200-300 meetrit eemal juba oleme. Arvestades, et ma saan suht ralliparki auto jätta, Paide rallist räägin siis tegelikult on juba ju igati positiivne ja kõik on korras. 600-700 meetrit oli kõik heli ja pilt olemas. Et sellise süsteemiga me siis läheme Paide rallit tegema. Üks inimene on kaamera taga, niimoodi. Või niimoodi, kuidas parem on. Teine inimene on mikrofoniga ja nii saab see siis olema. Vaatame, kuidas see asi õnnestub. Eks ma natukene veel modifitseerin seda, aga suures pildis on ta paigas. Raskuskese on paigas, ei kaldu kuhugi poole. Selline on pildi kvaliteet pluss siis heli kvaliteet, seega ma loodan, et see on
asjalik ja teeb seda, mida ta tegema peab. Siin siis oli selline väike tehnikanurgakene, mida ma siis olen väikest viisi siin kokku klopsinud. Pange videole pöial ja tellige kanal. Vaatame sellist sisu, võib-olla panen veel juurde, kui kellelgi huvi on. Näeme järgmises. Tšau!